Tere taas, teadushimuline raketisõber, kes sai järjekordselt oled leidnud oma tee Rakett 69 veebisaadete juurde. Täna räägime sellest, kuidas mikrokontrolleri abiga pöörata tuulegeneraator täpselt tuule suunda. See ülesanne koosneb mitmest osast. Esiteks on meil vaja tutvuda mikrokontrolleriga ning see korrektselt ära programmeerida. Ning teiseks tuleb meil ehitada sobiv tuulelipp. Alustame mikrokontrollerist. Mikrokontrollerina kasutame me siin BBC Microbit arendusplaati, mis on selline väike plaat, mida me saame arvuti abiga programmeerida ning hiljem saame selle lisada enda tuulegeneraatori süsteemi. Lisaks sellele kontrollerile on oluline silmas pidada, missugune elektroonikaskeem asub meie tuulegeneraatori põhja sees. Siin on näidatud, et generaatori pööramiseks on kasutusel üks servomootor, mis on ühendatud klemmi 0 külge ning sisendi lugemiseks on meil kasutada potentsiomeeter, mis on ühendatud klemmi number 1 külge. Potentsiomeeter on sisuliselt nagu takisti, mille takistus on muudetava väärtusega. Kinnitades tuulelipu potentsiomeetri külge, saamegi lugeda tuulelipu asendit. Aga asume nüüd mikrokontrolleri programmeerimise juurde. Selleks ühendame kontrolleri kõigepealt arvutiga. Lähtudes meie skeemist, teame, et me peame lugema sisendit klemmist number 1. Otsime siit kasutajaliidesest üles koha, kus me saame lugeda klemme ning tõstame ta siia välja. See väärtus tuleb meil ka kuskile salvestada. Seega loome uue muutuja. Paneme selle nimeks näiteks potentsiomeeter. Ning saame potentsiomeetri väärtuseks selle klemmi sisendväärtuse. Et näha, missugune see väärtus on, saame me selle sama kontrolleri 5x5 LED-idest koosnevale ekraanile selle suuruse välja kirjutada. Nii, ja paneme siia selle sama muutuja väljundiks. Ja sellega olemegi teinud esimese sammu kontrolleri programmeerimise suunas. Kirjutame nüüd selle koodi ilusti ka kontrollerile ning vaatame, kuidas ta töötab. Ühendame nüüd meie kontrolleri süsteemiga ning vaatame, mis ta näitab. Number 2. Seega on selle potentsiomeetri väärtuseks siin number 2. Kui me seda potentsiomeetrit keerame, siis läheb see väärtus suuremaks. Siin oli ta juba üle 250. Kui me teda veel keerame, kasvab ta veelgi. Ning kui keerame ta päris lõppu välja, siis peaksime saama lugeda maksimaalse potentsiomeetri väärtuse. Ja selleks on 1023. Seega me nägime, et kõige väiksem väärtus on 2 ja kõige suurem 1023. Need numbrite vahemikud tuleks nüüd tõlkida õigeks nii, et see servomootor, mis seda ventilaatorit siin pöörab, keeraks seda õige nurga alla. Läheme tagasi koodi juurde. Selle jaoks, et potentsiomeetri vahemik tõlkida servole sobivaks vahemikuks, kasutame map-funktsiooni. See tähendab seda, et saame võtta ühe suuruse, näiteks potentsiomeetri lugemi väärtuse, ning kui me ütleme, et see suurus võib olla vahemikus näiteks 0-st 1023-ni ja me tahame, et see teisendataks vahemikku 0 kuni 180, siis selle funktsiooni väljundina nii ka tehakse. Ning kui nüüd selle väärtuse kirjutame servole, mis on ühendatud klemmi 0 külge, siis peakski meie servo hakkama korrektselt liikuma. Ekraani vasakus servas näeme ka seda, kuidas seda servot praegu virtuaalselt simuleeritakse. Kui muudame sisendit, siis kõigepealt kirjutame selle ekraanile ning seejärel keerab servo ennast õigesse kohta järgi. Kirjutame nüüd sellega siia mikrokontrollerile ja proovime päriselus järgi.
ning ühendame nüüd kontrolleri meie süsteemi külge. Hetkel on potentsiomeeter asendis 1023. Keerame seda väärtust nüüd väiksemaks. Kõigepealt näeme selle väärtuse muutumist siin ekraanil ning seejärel pöörab ennast õigesse asendisse ka tuulik. Uus väärtus on poole väiksem ning ka tuulik keeras ennast peaaegu 90 kraadi. Nüüd on vaja teha ka tuulelipp, mis siia otsa sobituks ning tuulele vastavalt ennast keeraks. Selle jaoks on meil kasutada grilltikke, paberteipi, paberit ning veel mingeid väiksemaid kinnitusvahendeid. Tuulelipp peab olema piisavalt jäik ja seda annab saavutada mitut moodi. Me kas teeme grilltikkudest tugeva karkassi või kasutame ära paberi voltimisi. Mul on siin valmis tehtud üks näide tuulelipust. See on paber, mis on volditud nõnda, et ta ei hakka läbi painduma. Ning kui selle tuulelipu kinnitame nüüd potentsiomeetri külge, siis peaks ta suhteliselt ilusti ka tuule järgi ennast pöörama. Kinnitame ta nüüd potentsiomeetri külge. Tuulelipp on nüüd kinnitatud ja kui me tuulelipu asendit muudame, siis muutub sellele vastavalt ka tuuliku asend. Praegu läheb sellega natuke aega, sest me kõigepealt prindime välja lugemi väärtuse. Et seda viivitust meil päris katsetustes ei oleks, siis täiustame natuke veel programmi ning eemaldame selle numbri väljatrüki. Selle koha siin, kus me näitame potentsiomeetri väljundit ekraanil, tõstame lihtsalt programmist välja. Nüüd peaks programm töötama oluliselt kiiremini. Uus programm peal, lisame kontrolleri süsteemi. Ning kui nüüd muuta tuulelipu asendit, siis keerab tuulik ennast koheselt sellele järgi. Proovime nüüd ka päris tuulega. Tuulik ja tuulelipp on paigas. Proovime nüüd tuulega järgi. Ning lähme külje peale. Tuulelipp pöörab ja tuulik pöörab end järgi, kuid mitte nii palju kui võiks. Vaatame ka siit poolt. Tuulelipp pöörab, kuid tuulik ei taha piisavalt järgi pöörata. Milles asi? Vaatame seda kohe lähemalt ning parandame ka koodi ära nii, et tuulik pööraks ennast korrektselt. Nimelt, meie tuulik tahab ennast pöörata 180 kraadi ulatuses. Ehk siis sellest asendist siia asendisse. Küll aga on meie tuulelipu maksimaalne külgasend ühel pool siin ja teisel pool siin, mis tähendab, et lipp pöörab ennast palju rohkem kui 180 kraadi. Et saada tuulik ka võrdselt pöörama, peame võtma arvesse seda, et lipu pöördeulatus on suurem. Potentsiomeetri käik on mõlemas suunas ligi 50 kraadi rohkem. Seega muudame enda ümberkaardistamise funktsiooni nii, et potentsiomeetri väärtust kaardistatakse -50 kuni 230 kraadini. Nagu näeme siit simuleeritud väljundilt kõrval, siis see tähendab seda, et servo tahaks ka ennast pöörata palju suurema käiguga. Kuna servokäik on aga 0-st 180 kraadini, siis peame kõik suuremad ja väiksemad väärtused kinni püüdma ning asendama nad maksimaalse servo väärtusega. Seega paneme siia tingimuse. Kui meie kirjutatav väärtus on väiksem kui 0, siis seame selle väärtuse 0-ks. Ehk kui meie lugem võib olla näiteks -50, siis me ütleme ikkagi, et tegemist on 0-ga. Samamoodi lisame siia
teise tingimuse, et kui see väärtus on suurem kui 180, siis kirjutame selleks väärtuseks 180. Et meie muudatustel ka efekt oleks, peame servole kirjutamise tegema pärast selle väärtuse muutmist. Seepärast tõstame selle mäppimise servole kirjutamisest välja ning servo kirjutamise seame viimaseks sammuks. Ning servole kirjutame selle väärtuse, mis oleme nende tingimuste põhjal saanud. Kui nüüd selle siin läbi simuleerime, siis näeme, et servo üle 180 kraadi enam ei liigu. Kirjutame sellega kontrollerisse ning proovime, kuidas meie süsteem nüüd töötab. Uus kood plaadi peal ning vaatame, kuidas tuulik pöörab, kui lippu liigutame. Natuke peame teda siit pöörama, et ta oleks ilusti nullasend korrektselt. Ning kui pöörame lippu, siis näeme, et tuulik pöörab ennast samas rütmis. Ning proovime nüüd ka päris tuulega. Tiivik hakkas tööle ning liigume küljele. Näeme, et tuulelipp pöörab ennast ning tiivik pöörab ennast kaasa. Ja nii ongi võimalik programmeerida sobiva ülesande lahendamiseks mikrokontrollerit. Proovi sinagi kodus järgi.